See ei ole lihtsalt järjekordne mahajäetud maja. See on koht, mis on otseselt seotud kõrgeima taseme võimuga. Pinto perekond, Portugali aadli suguvõsa, asus siia elama 17. sajandi lõpus. Sellel perioodil oli sellistel perekondadel Portugalis märkimisväärne võim. Pinto perekonna liikmed olid otseses kontaktis Portugali kuningaga. On isegi dokumente, mis viitavad sellele, et ta külastas seda mõisa regulaarselt. Majas sees hakkasime mõistma, mis koht see tegelikult oli. Iga tuba jutustab osa perekonna loost. Oma uurimistöö kaudu suutsime kokku panna, kes siin elasid, kes need inimesed olid ja kuidas see koht sajandite jooksul arenes. Aga pöördepunkt saabus palju hiljem. 20. sajandi lõpuks ei suutnud viimased perekonna liikmed seda kinnisvara enam hooldada. Mõis müüdi valitsusele, mis tähistas sajandite pikkuse omandi lõppu, kuid sellele ei järgnenud taastamine. Valitsus jättis palee täielikult hooletusse. Tulekahju põhjustas tõsiseid kahjustusi mitmes hoone osas. Ilma igasuguse sekkumiseta kiirenes lagunemine veelgi. Mis teeb selle koha eriliseks, on see, et siit ei ole kunagi midagi eemaldatud. Seest leidsime sajandite vanuseid maale, uskumatut mööblit ja isiklikke esemeid, mis olid täpselt samas kohas, kuhu Pinto perekond need jättis. Mitte sellepärast, et neil poleks olnud väärtust, vaid sellepärast, et keegi ei tulnud kunagi nende järele tagasi. Tere kõigile, tere tulemast tagasi Bros of Decay kanalile. Ja täna oleme Portugalis, Pinto perekonna palees. Koht, mis pärineb arvatavasti kas 16 või 17 sajandist. Ja me arvame seda, sest ukse kohal on midagi, millel on kirjas anno 17 või 696. Me ei ole kindlad, kas see on 7 või 6, sellepärast arvamegi, et see on kas 16 või 17 sajandist. Kahjuks ei saa me teile ka selle koha välisilmet näidata, sest te leiaksite selle kohe üles. Ja me tõesti tahame seda hoonet kaitsta, sest see on üsna eriline. Aga me saame teile siiski näidata sisemust. Ja selle üle olen ma väga elevil. Lubage meil viia teid ringkäigule Pinto perekonna majja, ühte aadli perekonna majja Portugalis. Ja esimene asi, mida me siia sisse astudes näeme, on perekonna vapp pingil. Vaadake seda, selle perekonna imeline vapp. Igal aadli perekonnal Portugalis oli oma vapp, kui ma ei eksi. Täpselt nii. Ja see perekond kuulub muidugi samuti sellesse gruppi. Need pingid on üsna erilised. Neil on söe hoidmiseks lahtrid. Või noh, ei. Jah, pääklid. Hüvital. Wow. Huvitav valik hoiustamiseks. Tavaliselt on selleks alati tekid, aga seekord on need pähklid. Olgu, nüüd peame kiiresti tegutsema, sest siin kohas on kabel ja sellel on üks eriline omadus, mida peame näitama. Aga seda saad näidata ainult päevavalguses. Lähme sinna ja ma näitan sulle seda. See siin on Pinto perekonna erakabel, kes kunagi siin elasid. Ma lasen sulle esimesena sisse minna. Vau, see on eriti ilus nüüd, kui päike loojub. Vaata seda. Kogu kabel on täidetud selle punase valgusega. Jah, see tuleb toonitud klaasaknalt, mis on siin taga. Ma jumaldan seda. Me pole varem midagi sellist näinud. Ei, mulle tundub, et punast värvi kabelites eriti ei kasutata. Aga kas sa saad natuke tagasi astuda ja valgust vaadata? See sobib natuke mu särgiga need, päris kena. Ma näen päikest otse näkku paistmas. Ilus vitraažaken või toonitud vitraaž, ma arvan. Ma ei tea enam, aga ma arvan, et see on vitraaž. Vau, mulle meeldib see, okei. Ja tegelikult on see üsna ilus kabel. Ma keskendun kõigepealt sellele osale, siin. Meil on ees tohutu altar. Kas see on krohv või puutöö? Tõenäoliselt on see puutöö. Puutöö? Selle poolest on Portugal tuntud. Või no mõtlen, see näeb välja nagu puit. Kahjuks me ei saa alla minna, nii et me ei saa seda lähemalt uurida. Aga ma tahaksin neid kujusid lähedalt näha, sest need tunduvad lihtsalt tohutud. Ja need on ikka veel nii puutumatud.
see on ilmselt põhjus, miks see nii puutumatu on, sest keegi ei saa sinna minna. jah, see on hea tähelepanek. Ja sa näed ka kõiki kunstiteoseid, maale siin kabeli ümber ja see kujutab Jeesuse teekonda ristini. Täpselt jah, kabelid on Portugalile väga iseloomulikud. Jaa, Igal aadlimajal on oma kabel. olgu see väike või suur, aga enamasti on neil see olemas. Jaa. Samuti on siin nurgas üks orel, Este Organ Corporation. See on Ameerika Ühendriikidest. Vau, see kiri on peaaegu sama nagu meie Bros of Decay logo, vaata seda. Häi. Sii on lahe. Ei, kahjuks see enam ei tööta, kuigi muusika, noodid ja kõik muu on ikka veel alles. Vau. See on suurepärane algus eepilisele videole. Vaatame nüüd ülejäänud maja. See oli ilus kabel selle koha sees, aga me pole veel alumist korrust näinud, nii et lähme kõigepealt sinna. Enne kui keskendume ülemistele korrustele, arvan ma, kui ma ei eksi, et need alumised korrused siin. Jah, need on kõik magamistoad, nagu nende väga tüüpiliste Portugali voodite järgi näha. Ma ütleksin, et jah. Neid näeb Prantsusmaal, näeb Portugalis, igas riigis on need natuke erinevad, aga ma tunnen, pean ütlema, et allkorrus tundub olevat võib-olla töötajatele või külastajatele mõeldud, ei ilmselt töötajatele. Tõenäoliselt, sest neil pole ka otsest ühendust majaga. Võib-olla. Ja, üks asi, mida ma siin nägin ja mille näitamist me unustasime, on see ratastool. Kas sa arvad, et keegi majas võis olla halvas seisus? No see on majas sees. Jah, ma arvan, et inimesed, kes siin elasid, olid lõpuks väga vanad. Ja, see on Portost. Vau, Portugali toodang. Kuule, vaata seda kvaliteeti, hea kvaliteet. Sa näed paljastatud seinu, isegi nii, see on mäest pärit kivi või midagi sellist, ma arvan. Ma ei usu, sest siin on betoon ja muud sellist, aga võib-olla on see lihtsalt vana sein. Ja siin all näed, et koht laguneb tõesti laiali. Krohvitööd siin üleval, lagi juba praguneb ja tegelikult ei ole seda kohta väga kaua hüljatud olnud. 1997 oli viimane kuupäev või 2000. 2000, ma arvan, jah. Siin on ka üsna lihtne vannituba. Ma ütleksin, nagu sa enne ütlesid, see oleks olnud töötajatele. Jah, jälle väga lihtne magamistuba. Üldse mitte midagi aadellikku. Aga see tuba näeb ikkagi heas seisukorras välja. Üks asi, mis mulle nende tubade juures väga meeldib, on see, et neil on selline aknalaud koos pinkidega ja sa saad siin istuda ning välja vaadata. Ma ei tea, kas see oligi selle mõte, aga tundub küll nii, eks? Ei, tegelikult ongi nii. Sa võid lihtsalt akna ääres istuda, võtta raamatu, juua kohvi ja nautida seda. Ja siis on meil allkorrusel veel paar panipaika. Näiteks paar kingi, mis eelmistelt omanikelt siia jäid. Ja ma ei tea, mis see tuba siin on. Seal on palju kirste sees. Võib-olla nimetame seda kirstude toaks. Vau, siin sees on nii palju kirste. Okei, aga ärme nende alumistega liiga palju tegele. Lähme üles. Et sellest kohast aru saada, peame minema tagasi mitme sajandi taha. Pinto perekond ei olnud lihtsalt maaomanikud. Nad olid aktiivsed liikmed Portugali aadli seas. Põlvkondade jooksul olid selle perekonna liikmed tegevad sõjaväeteenistuses, usuelus ja kultuurielus. Majast leidsime, et osa perekonnast oli otseselt seotud Kristuse orduga, mis kinnitab nende seotust usu ja institutsionaalse võimuga tol ajal. Samuti avastasime, et mitmed majas olevad maalid olid tehtud maalikunstniku poolt, kes elas siin ja tõenäoliselt töötas perekonna heaks või nende seas. See polnud lihtsalt elukoht, vaid paik, kus nende pärand loodi ja säilitati. Ühe ukse kohal leidsime raidkirja, mis pärineb aastast 1696 ja tähistab mõisa varajast ehitust. Hilisemad täiendused. 18. sajandil näitavad, kuidas perekond maja laiendas. Kui nende mõju aja jooksul kasvas, perekond hajus laiali ja siia jäi vähem inimesi elama.
Kuni lõpuks, umbes aastal 2000, müüdi mõis valitsusele ja me avastasime, et valitsus ei teinud sellega tegelikult midagi. Me ei leidnud ühtegi taastamisdokumenti ega märke säilitamisest. Nad ostsid selle ja jätsid seejärel täielikult hooletusse. Üles, kõik koos, mitte just eriti ilus trepp, ütleksin ma. see on täiesti tavaline. Väga tavaline. Jah, mul on alati Portugali paleede välisilme väga meeldinud, aga sisemus on enamasti natuke igav, ma arvan. Välja arvatud... Tõesti, ma arvasin, et väljast nägi see üsna igav välja arvatud perekonnavapp. Väljast näeb see lihtsalt välja nagu talumaja, aga seest on see väga kena. Ma tahan, et sa tooksid välja kõik omadused, mis sinu arvates on eriti huvitavad. Muidugi olid need inimesed ka väga usklikud. Siin on mõned küünlad, usuküünlad, ja üks neist vanadest telefonidest, nagu näha. Ja see asi viib meid palee esimestesse ruumidesse. Kas sa tunned juba, kuidas põrand kõikuma hakkab? Ja Wow, selle juures peame olema tõesti ettevaatlikud. jah, see põrand tundub tõesti vana. Sa tunned seda lõhna, eks? Jah, ma hakkan lae poole osutama ja lasen inimestele arvata, mis siin juhtus. Tulekahju. Siin on kindlasti olnud tulekahju. Sa näed ruume, mis on täiesti mustad. Jah, täpselt nii. Siin on üks magamistubadest ja see näeb juba natuke rohkem välja nagu aadliku magamistuba. Tõenäoliselt lapse jaoks, aga ma arvan, et seda on näha juba voodi enda järgi. See on veidi ekstravagantsem. Nagu näha, tegemist on väga väikese toaga. Väike religioosne kujutis. Muidugi olid need inimesed usklikud. See oli nende südames ja veres. Selles toas pole eriti midagi. Siinkohas on mõned tõeliselt lahedad toad, mida teile näidata, nii et me ei hakka nendes igavates tubades liiga palju aega veetma. Näiteks see tuba. Mulle tõesti meeldib see tuba. See on üsna eriline tuba. See ei ole kõige erilisem, aga jah, siin on kirjutuslaud. Ma arvan, et see on ka üks neist tubadest, mida on siin viimati kasutatud. Mulle meeldib see sirm, mis meil siin on. Jah, ja see on nahast. Wow, imeline ese. Ja ka pilt, mis on samuti justkui ära põlenud. Jah, see kollakas toon seal on lihtsalt suits. Jah, väga vana monitor, printer. Ma mäletan siiani isegi seda heli, mida see tegi, kui sa selle käivitasid. Nagu... Ja siis voodi ise. Imeliselt nikerdatud. Koos vapiga seal. Väga intrigeeriv ja see on ka usuline vapp seal. Nii et see on perekonnavapp. Ja sellel on peal kroon, mis tähendab, et nad on aadlikud. Ja veel üks kroon peal, mis tähendab, et nad on kuninglikud. Aadlik. No, kõnenglik, aadlik on kõnenglik. See on hämmastav. Jah, need voodid, need on väga Portugali stiilis. Mulle meeldib, kuidas need on tehtud. Olgu, vaatame, mis meil selles toas on. Issand, jah, see on see tuba, mis sõna otseses mõttes maha põles. Kogu lagi on sellist pruunikat musta värvi. Jah, see näeb imelik välja, ma pole kunagi midagi sellist näinud. Jah, täpselt. Selles on lausa midagi kummituslikku. Siin, näed, selle all pole sellest maalist peaaegu midagi enam alles, see on täiesti ära söödud. Wow. See oli, ma arvan, argisem söögituba. Või? Tõenäoliselt. Elurum. Nii et mis siin juhtus on see, et ma juba ütlesin sulle, et nad müüsid selle koha valitsusele. Aga nad panevad ikkagi kõik kinni ja... Ja see on hooldatud ja nad kasutavad ka viinamare istandusi ja muud sellist. Nii et ja... Mõningaid selle osi kasutatakse endiselt, aga ma ei usu, et seda kunagi taastatakse. Vaadates selle seisukorda. Selles toas on isegi põrandakell, kahjuks samuti täiesti läbi põlenud. Hullumeelne. Ja on täiesti hullumeelne näha, et kogu see koht oli peaaegu maha põlenud. Jah, vaatame kõigepealt selle poole ära ja siis lähme selle koha kõige huvitavama osa juurde. Okei, see palee on tegelikult tohutu. Jah, igal pool on lihtsalt mingi nurk, aga näiteks on ka selliseid ruume, kus pole eriti midagi vaadata.
nii et see näeb näiteks välja nagu teenija pesuruum. Näed, pesulõksud on ikka veel seal rippumas ja kõik muu ka. me lihtsalt liigume sellest kiiresti läbi, sest on ruume, kus me veedame palju rohkem aega. Jaa, täpselt, see on tõsi. Vau, see on ilus maal või raam, ütleksin ma. See meenutab natuke ümbruskonda. Lähme siit läbi, see on ka selle koha pea uks või külguks või midagi sellist. See on tohutu uks. Vau, kuhu see viib? Ma ei tea, kuhu see viib. Kas sa näed midagi? See on seal taga kinni. Ja sa näed, et see on samuti võssa kasvanud. Jah, seda pole ammu avatud. Siin on hiiglaslik uks ja selle sees olev võti on samuti tohutult suur. Ma proovisin seda välja saada, aga jah, seal see on. Vaata seda. See näeb välja nagu lossi võti. Jah, see on Portugali loss, ma ütleksin, või mitte loss. Ei, ma eksisin, see on palee, jah. Okei, pean selle kinni panema. Talle meeldib, kui ma kõik uuesti kinni panen. Ja see tuba siin on köök. Ma arvan, et tuli pidi siin alguse saama. Jah, kas siin või teises toas? Teises toas oli nagu üks nurk, kus tundus, et see algas, aga ka siin on see nurk, kus tegelikult ei paista, et see oleks siit alguse saanud. Samuti on sees väga vastik lõhn. Väga tugev lõhn. Sellest toas ei ole meeldiv olla. Ma tahan näidata, kuid ma tahan näidata seda suurt pliiti, mis meil siin ees on. Ma jumaldan seda täiesti. Ja, siin kokkasid teenijad aadlikele. Selle koha sees on endiselt teekann pliidi peal. Muidugi kogu krohv kukkus maha. Vau küll. Väike söögilaud siin keskel. Väga lihtne köök. Ma ütleksin... Jah, väga lihtne. Siin näete seda ka. See ei liigu enam üldse. Näete seda klaasis. Klaas läheb valgest mustaks. Ja siinpool näete seda väga hästi, sealpool. Läheme natuke edasi. Ja. Näitan sellest küljest liiga palju. Mulle tundub, et siinpool on lihtsalt rohkem tööga seotud asju. Jah, kõik tööasjad. Siin on viimane tuba lõpus. Jah, jälle, tuba teenijatele. Tõenäoliselt. Jah. Riiete ja muu sellise riputamiseks. Jah, pesulõksud ripuvad seal ikka veel. Nii lahe on seda näha. Paneme selle tagasi üles. Igal pool on ämblikuvõrgud. Hea, läheme uuesti tagasi. Ei, mida ma teen? Kas sa tahad? Jah, muidugi. Muidugi. Teenijad kasutasid seda masinat riiete kuivatamiseks, vee väljapressimiseks. Mulle see väga meeldib. See töötab siiani. Jah, ma mõtlen, see on käsitsi juhitav. Ja kohe selle kõrval on meil Singer, mille kate on selle kõrval. See vajab natuke õli. Ma arvan, et peaksime seda kaitsma. Paneme selle peale. Juba huvitav, eks? Kas oli väga tavaline, et aadlikud elasid koos oma teenijatega? Sest ma tean, et Prantsuse lossides olid näiteks erinevad trepid ja sellised asjad. Ma mõtlen, jah, see on tavaline. Teenijad lihtsalt töötasid siin terve päeva, nii et nad jäidki siia. Või kas see polnud see, mida sa küsisid? Jah, see on väga huvitav, sest Prantsusmaal on nad enamasti eraldatud. Ma ei taha neid eriti näha, aga Portugalis olid nad siis integreeritud. Jah, ma arvan küll. Natuke rohkem kui prantslased. Aga magamistoad on ikkagi allkorrusel, nii et sa näeksid neid ikka. Nad serveeriksid sulle süüa. Neil ei ole sellist läbikäigu asja. Huvitav, jah, üks asi, mida ma unustasin selles toas näidata ja mis mulle väga meeldib, on see latern, mis siin ripub. Ma arvan, et see on üsna eriline. See on ka täiesti ämblikuvõrke täis ning selle ümber on väga lahe klaas. Selles toas, nagu me alati Portugali kohtades näeme, on meil pink. Pink koos eraldi istmealustega, mis on väga tüüpiline Portugali asi sellistes kohtades. Vabandust, kas sellel toal oli mingi kindel otstarve? Jah, ma arvan, et see oli ettevalmistusruum. Või on see? Mingisugune ettevalmistusruum. Siin on meil külmkapp. Seal on paar pudelit alkoholi. Ma arvan... Jah.
jah, väga väike tuba, väike lisatuba. aga see on uks, millest sa tahad läbi minna. See on see uks. Mulle meeldib ka see, et sellel on selline süsteem, vaata. Üks kõige silmapaistvamaid omadusi mõisas sees on laed. Portugali laed omavad väga eripärast arhitektuurilist identiteeti ja need erinevad kõigest sellest, mida tavaliselt mujal Euroopas näha võib. Disain ulatub sageli tagasi renessansi ja hilisema baroki mõjudeni, kus sümmeetria, proportsioonid ja geomeetria mängisid arhitektuuris keskset rolli. Seetõttu näete neid tugevaid geomeetrilisi mustreid, 6 nurki, 8 nurki ja ruute, mis on hoolikalt paigutatud, et luua lagedel sügavust ja rütmi. Ja see polnud ainult kaunistus, vaid selle eesmärk oli juhtida pilku ja rõhutada alloleva ruumi tähtsust. Paljudel juhtudel aitasid need kujundid ka konstruktsiooni raskust tõhusamalt jaotada, eriti suuremates ruumides. Kui lisaks funktsioonile räägib iga lagi oma lugu. Iga selle maja tuba tõlgendab stiili veidi erinevalt. Mõned on tagasihoidlikumad ja teised on rikkalikumalt kaunistatud. Kuid koos annavad need selge ettekujutuse käsitööoskusest ja tähelepanust detailidele, mis kunagi seda paika iseloomustasid. jah, okei. Tule sisse, sest siin muutub kõik. Sa tõesti hakkad tundma, et oled astunud teise kohta, kui tuled sealt poolt siia poole. Sa vaatad lagesid, vaatad kõike sellest toas, lagesid. Näiteks see latern, mis siin toa keskel ripub. Täpselt, ja sa palusid mul asju välja tuua. See lagi ja latern on väga ekstravagantsed. Need on väga erinevad tavapärasest Portugali stiilist. Siin on ka need, ma arvasin, et need on väpid. Hei, ma arvan, et need on lihtsalt dekoratiivsed talad toetamiseks. Aga see oli ilus. Jah, muidugi, tolle on tehti kõik ilusaks. Nad ei teinud asju lihtsalt niisama. Nagu näha, on siin ka lahtised kaablid, mis tähendab, et see koht sai elektri alles pärast ehitamist. Kas elekter jõudis Portugali 19. sajandil? 20. sajandil. 20. sajandil, nii et jah, see on paarsada aastat pärast selle ehitamist. Ma ei tea, mis selle ruumi eesmärk oli. See on võib-olla söögituba, Jaa. Sest ma arvan, et see laud oli tõenäoliselt 2 korda suurem või isegi 3 korda suurem. Ja sa näed kõiki toole ümberringi. Siin on kalender aastast 2000. Ja see on üks viimaseid kuupäevi, mil keegi siin elas ja tõenäoliselt isegi siia kohta tuli. Laual on palju dokumente ja kõike muud laiali. Ma ei hakka neid puutuma, sest neil on palju perekonnalugu kirjas. Ja nimed. Ja nimed. Täpselt. Need kapid tunduvad siiski väga tühjad olevat. Ja. Varem olid need täis portselani ja keraamikat. Ja isegi alkoholipudelid seisavad siiani siin all. Väga oma tehtud. Silt ei ütle enam midagi. See on ilmselt nende enda vein. Vau, kas sellel kapil on seif? Ei, see on kõik tühi, ma ei hakka sellest toas rohkem avama. Neil olid toolid, mida nad said võtta ja panna ümber laua, kui laud oli pikendatud. Ilusad toolid. See võrk, see on ka väga Portugali pärane, eks? Ja see on väga levinud detail. Alati näed seda. Isegi kohvrid seisavad veel siin. See on ilmselt nende reisidest. Nad olid rikkad ja tähtsad inimesed, nii et tõenäoliselt reisisid nad palju. Tahad seda tuba näha? Ja. Ma arvan, et see on lihtsalt vannitoa laiendus. Mulle meeldib see loputuskäimle. Ja. Seda ei näe tihti. Ja lagi ka? Jah, isegi see lagi on ilusti laudisega kaetud. Okei, ma tahan kohe seda tuba siin vaadata. Ja ma juba nägin, et see oli magamistuba ja mõtlesin endamisi, miks peaks keegi panema magamistoa kohe söögitoa kõrvale. Mul pole sellele vastust, aga minu arvates on see üsna kummaline. Jah, on küll. Vaata laga väga Portugali moodi jälle paljastatud talad. Mulle meeldib see värv ja see on teistsugune kui teised.
jah, mulle tõesti meeldib see traditsiooniline laekuju. Need ristkülikud. Jah, Jah, ristkülikud, kuusnurgad, lihtsalt veidrad kujundid. ja sa näed seda ainult Portugalis. Portugalis on sellised laed. Ja mulle tõesti meeldib, et igal Euroopa riigil on oma ainulaadne hoonete ja arhitektuuri stiil. Ja sa näed seda igal pool tagasi tulemas. See on tõsi. See on ilus, see on ajalugu, see on kultuur ja sa peaksid sellest osa saama. Ma arvan, et jah, siin on meil voodi. Voodipeats on umbes samasugune nagu teisel. Stiililt, jah. Aga see embleem keskel on religioosne. Ja teine oli vapp. Ma usun nii. Kas ei ole rist? Jaa, Sion. Tõesti, okei, jah, ja sellel pole kroona peal. Nii et... Täpselt nii, see pole aadelik ega kuninglik, see on lihtsalt usuline. Ja seal nurgas on isegi tualett. Ma tahtsin sellele tähelepanu juhtida. Selles toas on neil väike bidee, tualett ja kraanikauss. Kardinat pole. See on Portugali inimesed. Jah, vau. Riidekapp tõenäoliselt. Seal on veel paar riideeset eelmistelt inimestel, kes siin elasid, ja selles toas on ka tualettlaud. Vaata neid kõiki religioosseid kujutisi, nad olid kindlasti väga usklikud inimesed. Oh, seda on kurb näha. Vaata seda polsterdatud tooli, see on täiesti ära söödud. See on päästmatu. See oli kunagi nii ilus tool, nad oleksid pidanud selle mingil hetkel välja viima. See on pildiraam. Jah, siin nurgas on veel paar sellist tooli. See siin on natuke vähem lagunenud kui teine. Ja selle kõrval olev diivan on endiselt väga heas seisukorras. Mõtlen, väga heas seisukorras on natuke liialdus. Jaa. Oota, sul on veel midagi näidata. Selles toas on sisse ehitatud kamin. Vau, jah. Muidugi, see oligi ainus viis, kuidas need inimesed said oma tuba kütta. Okei, kuhu sa tahad kõigepealt minna? Kas koridori mööda edasi? Või sinna? Jaa. Sinna? Jah, ma arvan, et seda on lahe näidata. Vau. Jah, vau, see maja on tõesti kõikuv. Olgu, mine selle ruumi sisse. Vau, suuna üles. Näita, kui uskumatu see lagi on. Ja mulle meeldib, et sellel on see kollakas toon peal. Jaa, see on nagu beige. Kolane. Beige. Jaa. Jah, täpselt. Aga me pole veel selle toa voodit näinud. Ma arvan, et krahvina, kes siin elas, vist magas selles voodis. Kindlasti. See oli tema voodi. Ja siis oleks siin olnud kardin, valge kardin, mis rippus siin, moodustades voodi kohale justkui baldahiini. Vaata seda voodipeatsit. Jah, see voodi on hullumeelne. Ja alles siis, kui sa lähed lähemale, näed, kui palju detaile on sellesse raami nikerdatud. Neid on lugematu hulk. Alates beebist kuni haaneni, kalani, näoni, lihtsalt kõike. Jah, siin on lihtsalt nii palju. Oh, see on ka kõiku. Jah, see raam on tehtud osadest, nii et olgem natuke ettevaatlikud. Jah. Aga voodi on endiselt üles tehtud ja naise pilt lebab voodi peal. Kas see oleks olnud krahvvinna? Kellel pole nime. Täiesti lagunenud seal all. Jätan selle lihtsalt siia niimoodi. See on ilus voodi. Oh, olge ettevaatlik, härra. Jah, ma põrkan selle kahjuks halvasti paigutatud laua vastu. See on tohutu ja asub lihtsalt toa keskel. Mingil põhjusel on selles toas laud, kus nad tegid kogu töö. Ohoo, esimene asi, mida ma näen... Võtmete hulk. Jah, sa nägid sama asja, mis mina. Ja siin on veel võtmeid. Veel võtmeid. Võtmed igal pool. Iga selle palee ukse jaoks. Ja siin on muidugi, nagu näete, kuhjaga infot selle laua peal, mida me kahjuks ei saa näidata. Oh, seal all on üks pudel katki läinud, üks veinipudelitest. See on seal juba päris kaua seisnud. Oh, siin sees on ikka veel alkoholi. Mis see on? Kus seal auk on?
see on kraanikausi jaoks kraanikaus sahtli sees. ja ühe sellise eemaldatava keraamilise asja jaoks. Jah, muidugi, jah. Ma arvan, et siin laua sellel poolel on paar asja, mida me saame näidata. Näiteks on siin üks kena pilt ühest daamist. Kas see on sama daam, keda me just seal pildil nägime? Ma ei usu, aga ma ei ole kindel. All on kirjas, et see on 1903. Olgu, Wow. See on 120 aastat vana. Kõik on väikesed tillukesed. ja mulle meeldib see ja see isegi pöörleb ringi. Jah, me kuulame seda. Kindlasti. Mõnus heli. Laud. Laud on täielik segadus, inimesed. Ja siia poole on meil midagi, mida saame näidata. Need rullid. Need on tapeedinäidised. Kas see pole mitte lihtsalt tapeet, mitte näidis? See ongi tapeet. Jah, need on lihtsalt rullid sellest ajast, kui nad pidid selle välja vahetama. Näiteks, kui sa tahad selle suure musta hallituse välja vahetada. Võta mõned rullid välja ja paranda see ära. Tahad seda teha? Jah, lähme paremale. Ei, jätame selle parem ära, sest meil on nüüd üks hull tuba näidata. See siin, ma ütlen sulle, lööb sind pahviks. Järgne mulle. Laske sellel kõigel nüüd endale kohale jõuda. Lihtsalt vaadake seda suurepärast tuba. See on kaugelt kogu selle palee kõige ilusam ja tähtsam tuba. Vaadake jälle siia lakke. See on väga sarnane magamistoaga, mida me just näitasime. Jah, täpselt nii. Mulle meeldib see beež värv. Ja keskosa paindub. Kas see praguneb? Jah, see praguneb, see on raske ja tohutu. Ma ei taha, et see kukuks alla. Kurb. Aga kujuta ette, see lühter on otse selle külge kinnitatud. Ja ma mõtlen, kui palju see kaalub. See peab olema tõesti raske. Seal on ka imeline lühter. Mulle meeldib see. See on teistsugune. Jah, see on väga teistsugune. Ja. Ja siis siin toa keskel on meil selline kohvilaud. Töölaua. Töölaua. Jah, selle peal on palju raamatuid, nagu näha. Mis see siin on? Wow. Album täis vinüülplaate. Kas me pole seda juba varem näinud? Jah, peab olema. Mul ei tule kohe ühtegi pähe, aga jah. Tule siia. Need imelised toolid, mida ma tahan näidata. Vaata neid. Kas see ei näe välja nagu kuninglik istumisnurk kamina ees? Ja minu jaoks isiklikult on need lihtsalt kõige ilusamad esemed majas. Jaa. Sii on imeline. Istmel on tikitud perekonnavapp. Ülejäänud iste siin. Wow. Need näevad nii kuninglikud välja. Kuldne viimistlus selle ümber, kõik selle tooli juures on lihtsalt suurepärane. Ma pean seda tegema. Kas see tundub kuninglik? Jah, ma mõtlen, jah. Ma mõtlen, kui mul on seljas minu uurimisriided või midagi sellist. Ma ei tea. Jah, ma tahan lihtsalt korra proovida. Jah. See on päris raske. Jah, see on väga karm. Sarnane tool mehele ja teine naisele, et istuda kamina tule ääres ja nautida head klaasi portot. Vau, kardinaad. Kaunid kardinad. Ja siis see algab. Kõik. Kogu see tuba on olnud täis või on olnud. Kõigi nende inimeste näod, kes siin varem elasid, on pandud seinale. Ma arvan, et see on hea viis seda öelda. See näeb välja nagu mingi pastor. Või piiskop võib-olla. Jaa. Ja see on Portugali Kristuse sõjaväärist. See on teine, sul on nende vappide peale erinevad ordenid, eks? Ja. Ja sa näed ka maalil olevatest pragudest, et see on kindlasti originaal. Jah, kindlasti. Ma arvan, et seda on ka kaamerapildis näha. See on imeline. See on ka ilus. Näeb välja nagu kunstnik. Tal on isegi pintsel käes. Ma olen väga ettevaatlik. Vaata seda. Ta maalib. Vau, maali. Ma arvan, et see on neist kõigist parim. Jah, värvid on nii erksad. Ilme tema näol ta näeb natuke kurb välja. Isegi ütleksin, vau. Ja selle all on natuke ähmasem portree võib-olla graafinna. Ja minu jaoks tundub see natuke imerik, sest tavaliselt vaatab inimene maalil otse, sulle otse, aga sellel maalil mingil põhjusel vaatab ta natuke kõrvale. See on väga kummaline.
võib-olla vaatad kedagi, kes seisab maalija kõrval, tal on isegi. Vau. Kui sa vaatad metalli sisse, näed seal 2 inimest. mulle meeldib see detail, see on nii peen. See on teatud tüüpi maal. Seda nimetatakse miniatuurmaaliks ja seda on palju tehtud minu kodumaal, Belgias ja Hollandis. Näiteks maalija Van Eyck, mulle väga meeldivad tema maalid, sest ta maalib nii peenelt, väga tillukeste pintslitega. See on ilus. Ja ma ei suuda uskuda, et need maalid on sellesse paika maha jäetud. Võib-olla üks neist lastest, keda me siin näeme. Oh jaa. Tõenäoliselt näeb see natuke imelik välja. Ma ütleks, Jah, see näeb natuke lihtsam välja, ma arvan, aga see on samuti professionaalne. 1867. Vau, see on vana. juuksuri oleks tol ajal võinud lahti lasta. See on sama, mida me nägime toas, 1903. Jah, see on selle suurem versioon, mida me just magamistoas nägime. Ja see on sama naine nagu teisel maalil, millal oli miniatuurne detail. Aga see on ka maalitud nii, et Lili tegi koopia koopiast. Ei, ma mõtlen, see on teine. Tal on siin teistsugune medal. Aga siin sees on ka miniatuurmaal. Mõtlen, jah, aga see on erinev. See näeb välja nagu 2 inimest tantsimas, ma arvan. Ma arvan, et seda saab erinevalt tõlgendada. Ja siis on meil veel üks. See on kindlasti pilt, välja prinditud pilt. Jah, ja võib-olla ka töödeldud. See tikkand. Ma võin seda nautida. Sa võid seda sõna otseses mõttes tundide kaupa vaadata ja taustal paistad nagu talu. Ei näe. Kõigil on metsik kujutlusvõime. Ja siinpool veel rohkem maale. Kurb on see, et mitte kõigil neist ei ole kuupäevi, ainult mõnel on. Aga need on vanad. Need on sajandeid vanad. Vau, ta näeb vihane välja. Ma ei tahaks tema öösel kohtuda. Aga ta näeb väga Portugali moodi välja. Ta on üks neist naistest. Kui sa uurid mahajäetud kohta ja ta tabab sind, siis ta seisab su ees. 1887. Rätt, seal on nii kirjas. Kall ei tea, aga need on initsiaalid. Jah, ilme tema näol on. See on nii elutruu. Nii hästi tehtud. Muidugi, mis oleks aadlipalee ilma klaverita? Seel peal on kirjas Pleyel. Ma ei tunne seda firmat. Ei näe seda just tihti. Isegi tul. Sa näed tooli sees vedrusid. Ja need hüppavad välja. Jah, need ilmselt läksid katki. See näitab, kui vana see tool on. Kõik. Vaata seda meest. Tal on väga naljakas nägu, ütleksin ma. Jah, natuke naljakas, aga ta paistab rikas. Vau. 1888, see ütleb. Kas sa näed kuupäeva? Jah, 1888. 1888. Kõik maalid, mis siin seinal ripuvad, on üle 100 aasta vanad. Tõenäoliselt umbes sel ajal, kui Portugalis hakati raudteid rajama. Nii et jah, see tundub tõesti ammu. Need maalid on pärit ajast, mil Portugalis ei olnud veel raudteid. Jah. Lihtsalt lase sellel korraks kohale jõuda. Ma arvan, et see on kindlasti suurim maal, mis meil toas on. Ja. Aga ka üks ilusamaid. Ma tõesti jumaldan seda. Vau, see on tagahoovis. Mulle meeldib selle kleidi detailid. Imeeliselt maalitud naine kleidiga. Meil ei ole aega näidata kõiki maali detaile, aga see on tehtud kaunilt. See on hämmastal ja ka raam selle ümber. Jah, ilus. Ja selle all on meil kaminasirm, mis kujutab taas perekonna vappi, kroon selle kohal. Nii ilus. Jumal, milline tuba. See on täiesti pöörane tuba. Olgu. Kas sa lähed sinna poole? Jah, ma lähen siia. Olgu, näeme varsti. Veel üks söögituba. Vaata seda siin ja ma arvan, et selle ruumi lühter on isegi veel uhkem kui teises. Jah, kindlasti. Selle kohal ripub selline pall. Kas sa näed seda? Ja. See on isegi lahti. Ma ei tea, mis selle eesmärk on. See on väga raske. Võib-olla on sellel midagi pistmist õliga või? Ei, ma arvan, et see on raskus. On me? Jaa, ma ei tea. Vau, ma arvasin, et see oli õlilambi pärast, aga
ja kas sa oled siin kõige väiksemaid detaile näinud? Siin on nagu draakon. Siin ka. Jaa, palju neid. Oh, mulle meeldivad siin ka viinamarjad. Kas oled näinud seda? Jumal küll. Ja varem oli siin, siin on õlilamp. See ei ole ikka veel elektrilamp. See siin on tegelikult ikka veel õlilamp ja küünlad on selle ümber. Vau, milline esse. Ja jälle, imeline lagi. Siin on meil ristküliku asemel kuusnurk ja taas pikendatav söögilaud. Mulle meeldivad sellised lauad. Miks peaks majas olema mitu söögituba? Ma mõtlen, sest sa oled kuninglikust soost ja see on lihtsalt. See ongi seletus. Kas sa oled näinud neid maalenda taga? Need on hullumeelsed. Need on täiesti hullumeelsed. Need näevad isegi vanemad välja. Samuti on need täiesti käsitsi tehtud, nagu sa näed. Sa näed seal pragusid ja kõike muud. Jah, sa näed tõesti, kuidas värv on maha tulnud. Ma ütleksin, et natuke lihtsamalt värvitud, aga siiski täiesti ekstravagantne. Kas see seal üleval on perekonna vapp? Ma arvan küll, aga ma pole kindel, võib-olla saame seda tooridega võrrelda. Aga vaadates kujusid. See on maalitud 1775. aasta jaanuaris. See maal siin on 280 aastat vana. ma ei ole kindel, aga see võib samuti olla mingisugune piiskop. Jah, tal on rist kaelas ja tal on piiskopi riided seljas. Armas põrandakell siin toanurgas. Kas siin hoitakse mingeid relvi? Aga raskused on ikka veel seal. See on tegelikult väga haruldane. Mingil põhjusel on need alati kadunud, kui me neid esemeid avame, nii et pane see kinni. Ja siis loomulikult imeline mööbel kogu toas, nagu me tavaliselt näeme. Viinamarjad ja pirn sealpool. Ilus. Isegi kamiin on selles toas olemas. Kas see on puidust kamiin? On või? Jah, on küll, see on metallplaat. See on veider. See on väga veider. Ja veel üks. See on huvitav mööblise, sest sellel on siin peal justkui reservuaar. See on tõesti kenasti integreeritud. Kuidas sa selle avaksid? Siin pole isegi kaant, mida saaksid avada. 20 hollandeset. Siin on ikka väga kindel ei. Ei, ma ei arva, et nad on... Ma arvan, et kui sa neid suitsetaksid, siis sa sureksid. Jah, see ei saa olema meeldiv kogemus, ei. Kõik tol ajal oli ainulaadselt disainitud, isegi sigarikarp, seda on nii ilus vaadata. Ma tõesti tahaksin elada nendel aegadel. Ja siis, siin toanurgas on veel üks selline maal. Alguses arvasin, et see on sama inimene, aga tundub, et tegu on siiski teisega ja sellel on ka teine vapp. Jaa. Vaata, kas sa leiad sellelt kuupäeva? Ei. Sellel pole kuupäeva. Huvitav. Milline kena söögituba meil siin on? Jah. Ma lausa jumaldan seda. Olgu. Vaata seda. See näeb siis rohkem välja nagu elutuba söögitoa kõrval. Täpselt nii. Jah, nii et kui söödud saab, tuled siia, jood klaasi veini ja siis puhkad ülejäänud päeva. Vau, see tuuba on väga halvas seisukorras, ma ütleksin. On kurb, et tundub nagu siin oleks lihtsalt nii palju asju puudu. Jah, siin oli varem palju rohkem mööblit ja see on nagu ainus tool, mis veel kamine ees alles on. Paar patja seal peal. Väga lihtne kamin. Ma ütleksin, et see on tõesti lihtne. Tõsi. Ainult sellepärast, et selle sees on see lõvi. See on nagu konks. Jah, võib-olla saaksid sinna mingi tööriista riputada, aga kas see läheks kuumaks? See pole selle jaoks ideaalne koht, aga Paar tuulituas laiali. Vau, siin on rõdu, nagu näha. Ja täiesti rohtu kasvanud. Vau, igal pool on luuderohi. Jah, nii et nad ei tea, miks vaip siin on. Aga kui see on lihtsalt rõdu, kus saab seista ja ülejäänud toas on vaid paar mööblitükki. Kas ma võin hakata seda siitpoolt näitama? Esiteks, ma arvan, et see laud, see nurgalaud on täiesti hämmastav.
Vau, seal on nagu roosid ja nikerdused ja kõik muu. Ja siis on siin need joonistused või? jah, trükipildid, illustratsioonid. Vau, need on siiski ilusad. jah, siin toimub nii palju. Siin on veel üks. Naine teeb midagi. Siis on meil silla illustratsioon. Mulle meeldib ka see pink, selline puhkepink ütleksin, elutoa jaoks. Ja siis on meil siin põrandal üks religioosne maal. Vau, see on tõesti suur. Jah, miks on iga maal siin originaalne, käsitsi maalitud ja siia jäetud? jällegi, sest nad olid kuninglikust soost ja rikkad. Aga nii kurb on näha, kuidas kunstiteosed lihtsalt raisku lähevad. Minu arvates on see lihtsalt rumal. Vau, see on isegi lossi kujutis. ja pealegi veel Portugali loss. Kas see on Guimanaisi loss? jah, on küll. Nüüd kui sa ütled, siis jah, ma olen seal käinud, aga ma isegi ei teadnud. Me reisime nii palju mööda maailma ringi, ma mõtlen, et meil on hea elu. Okei, kas selles toas on veel midagi näidata, enne kui edasi läheme? ei, see on üsna lihtne mööbel. Jah, täpselt. Mul on sulle veel paar kena magamistuba näidata. Lähme sinna. Me nüüd liigume palee lõppu. See on jälle selle palee äärmine ots, teistsuguse kujuga lagi. Mulle tõesti meeldib see, erinevad värvid. Vau, kust sa tahad selles toas alustada? Lähme päripäeva, alustame siit. Jah, võib-olla ka see uks, see on sissepääs. Jah, siit inimesed tulidki sisse. Ma arvan, et see oli üks selle koha peamistest ustest. kindlasti, kindlasti. Ja siis on siin kapp, mis pole enam eriti kapp. See laguneb juba laiali. Oh, issand. Ma lõin oma pea selle vastu ära. jah, ma ütlesin sulle, see on tõesti madalal. Portugalased pidid vanasti ikka väga väikesed olema. Jah, vaata seda. Siin taga on kogu perekonna sugupuu. Kõik vapid ja kõik muu. See on hämmastav. Me peame muidugi suurema osa sellest ära udustama. ma mõtlen ilmselt kogu selle, sest selle kaudu saab kindlasti selle koha kohta palju teada. ma ütlen lihtsalt, et selle väpi kohal, mida me näidata ei saa, on rüütliturvis. ja rüütliturvis tähendab, et see on sõjaline ja kroon tähendab, et see on kuninglik. aga seda me saame näidata, las ma kuulan korraks. jah, see kõige suurem. ja nagu näete, sellel on kroon ja see on perekonna vapp. Jah, sa näed isegi, et seal on nagu mingi must joon või midagi sellist. aga raske on öelda, mida see tähendab. Heraldika on väga keeruline. Vau, ja isegi üleval on kirjas, seal on kirjas Pintos. Nii et jah, see oli nende perekonna vapp. Pintu. Vaata seda mööblieset siin. Ma lausa jumaldan seda. See on nagu väikesed sahtlid, midagi raamatupidamise jaoks. Ma arvan, et need kõik näevad välja nagu oleksid eraldi. Aga siin on 4, siin on 2. Need avanevad niimoodi, mõned on eraldi. See on üsna ainulaadne mööblise ja ma pole seda eriti tihti näinud, aga iga kord, kui ma seda näen, ma jumaldan seda. see on väga ilus. Ei. see on üks ilusamaid kappe, mida ma olen viimasel ajal näinud, aga jah, see laguneb täiesti koost. aga need nikerdused on nii suured ja nii detailsed. On nii kurb seda näha. Miks? Need laternad, kui ma ei eksi, on tõldadelt pärit. ma ei tea, aga need on nii suured. ja need muudeti ümber, sest nüüd on sees lamp. Tõenäoliselt nad ei teadnud, mida sellega peale hakata ja siis mõtlesid, et paneme selle sisse rippuma. jah, tõenäoliselt, aga need on palju suuremad kui tavalised. Ma arvan. Samuti oli siin kunagi gaasilatern või midagi sellist. ja alguses olid siin küünlad, siis õli ja siis elekter. Nii et jah. Jälle üks neist tüüpilistest Portugali pinkidest. Ka sellel on väga ainulaadne stiil. Mulle see väga meeldib. Ja siis veel üks vapp, seal üleval. Sugupuu, eks. Sugupuu. Täielik sugupuu. Sellel on nii palju nimesid, et sa ilmselt ei näe seda kaamera pildiski. Ei, see on perekonna nimi siin all. Ma näitan ühte... Jaa. Vau, see on uskumatu.
veel üks tõllalaternatest. Vau, ma arvan, et kui sa ringi pöörad, see tükk nurgas. üks ainulaadsemaid põrandakellasid, mida ma olen näinud. Nii väga. Vaata neid värve, see näeb peaaegu ebareaalne välja. Jah, justkui oleks mõnest fantaasiast, eks. Jah, seda ma üritangi öelda. Müütiline, peaaegu. Siin sees on isegi väike nägu, nagu kuu või midagi sellist. Ma ei tea. See on nii eriline ese. Raskused on endiselt küljes. See on terviklik. See näeb välja nagu kunstiteos, mille keegi on teinud. Jah, see on kindlasti kunstiteos. Sa ei näe kunagi enam sellist kella. Monsieur, palun, teie enne. Vau. Veel üks baldahiinvoodi. Palun väga. Veel üks ilus, suurepärane baldahiinvoodi. Vaata neid punaseid kardinaid, mis seal ripuvad. Kas see pole mitte eriline? Pidi ikka hull olema, et magada milleski sellises. Jah, ma tahaksin väga, et see oleks minu voodi. Ja Vaata neid nikerdusi siin taga. Kas need on kõik üksikud tükid, mis on välja lõigatud ja siis sinna peale pandud? Pole võimalik. Kindlasti. Selle ehitamine oleks võtnud igaviku. Välja arvatud juhul, kui tegemist on kellegagi, kes on oma ala meister. Ma tahan, et sa tuleksid kõigepealt siia poole, sest siin on midagi, mille me just vahele jätsime. See on 4-kohaline pink. 4 istekohta. See on väga haruldane, ma ütleksin, jah. Tavaliselt on neid 3. Ja ka magamistoas mulle tundub, et need padjad peaksid olema niimoodi 3-4. Wow. See on ainulaadne. Ma lihtsalt proovin selle ära. See tundub päris veider, kui siin istuks 4 inimest. Kokku surutult. Nagu sul pole üldse ruumi, ma arvan. Üsna tavaline kamin ja üsna tavaline Muidugi rattad selle all. Ja kas selles nurgas on midagi, mida me peame näitama? Jah, ma mõtlen, see tool on sama, mis teine, aga sellel on erinev omadus. Muidugi, sellel on sülearvuti hoidik. Jah, täpselt, sülearvuti hoidik. Kui sa teed Photoshopis tööd, ma võiksin siin Pros of Decay videoid monteerida. ei, see on pigem raamatu lugemiseks, jah. Jah, või süüa või, ma ei tea, meikida lihtsalt, mida iganes. Tegelikult. Täpselt, jah. Ja siis siia poole. Siin sellel on üks neist keraamilistest asjadest. See on see, millest sa rääkisid, see ongi see ese. Ja selle all on isegi ämber, mis kogub kraanikausist tuleva vee. Kui ämber täis saab, saad selle välja võtta. Ja siis saad selle tühjendamiseks ära viia. Primitiivne kraanikaus. Mulle meeldib see tuba. Mulle meeldib see. Mulle ka. Jaa. See on kindlasti ka üks tähtsamaid ruume majas. Muidugi, loomulikult. Magamistuba on koht, kus inimesed elasid. Nii et jah, aga ma arvan, et tähtsamad inimesed majas magasid selles toas. Ja teises toas oli voodi. See on, ütleksin, pigem lapse tuba või midagi sellist. Aga uhke. Väiksem voodi. See on ikka sarnase suurusega, aga jah, siiski väga ilus tuba. Mulle meeldib voodi. See näeb alati nii õrn välja. Ma juba ütlesin seda selles videos, aga jah, vaata, need isegi liiguvad ja kõik. Sa pead sellega väga ettevaatlik olema. Kus selle korsten on? Jaa, just seda ma tahtsin ka öelda. See kamin tundub väga kohatuna. Kohatu? Jah, ei tea. Ja veel üks asi, millele me kindlasti peame tähelepanu pöörama, on siin lagi. Ja samuti laes seisukord. Jah, nagu näha, see laguneb väga hullusti. Aga selle lae detailid, see on väga tume puit, nii et detaile pole korralikult näha, aga kui lähed lähemale ja paned valguse peale, siis on see lihtsalt lummav. Sa näed linde, sa näed ka kõike muud. Jah. Seal on linnud ja seal on maod. Vau, mis ma ei näinud veel lindu. Näita ka lihtsalt lage ennast. Iga kord leiame me neid kohti. Ja. Kuidas me seda teeme? Igal majal on alati midagi oma pärast. Igal paigal on oma ainulaadne omadus. See on hämmastav. Ma nimetan seda piltide paleeks või portreede paleeks. Mulle meeldib see. Sealpool on veel üks tuba. Leeme. Ma arvan, et need on 2 ust, mis viivad samasse kohta. Ma arvan ka nii. Jah, tundub küll nii. Jah, vau.
Vau, see on küll eriline lagi. no miks? Miks? See on omamoodi ring, ütleksin ma. Ja mulle tõesti meeldib see voodi. Jaa, See näeb nii lihtne välja, aga see voodi on minu jaoks üks parimaid. See on umbes samas klassis kui Baldachin voodi, mida me esimesena nägime. vaata seda, ole ettevaatlik. Ma tunnen, kuidas kõik mu jalgade all pragiseb. Ja, Ma ei astuks siin liiga palju. ma teen lihtsalt kiiresti Jah, sellel on väga ainulaadsed kujundid. ja ka selle polsterdus. Siin. Kõik selle juures. Ma liigun aeglaselt. Ja palun, sest see pool on, ei, palun tule sealt ära. Oh, See on jah. ma pean olema nii ettevaatlik. Jah, seda on juba laest näha. Oh, jumal küll. Vesi tuleb sealt alla. Ma mõtlen, Ja siis on meil sisse ehitatud kapp. Oh. Siin 2 toa vahel on tualett. See on nii lahe. See lahendus on hämmastav. Armastan selle maja eripärasid. Vau. kas selles toas on veel midagi huvitavat? Ei, ma ei usu. Ei. Täiesti pahviks löödud. Ja, aga liigume edasi. Olgu. Milline täiesti fantastiline koht, mida me just avastasime. 400 aasta vanune Portugali palee. Mida sa arvasid sellest kohast? Ma tõesti armastan seda paleed ja me leiame neid kogu aeg Portugalis. Need on igal pool. See on hullumeelne. Mulle meeldib neid kohti avastada ja neid dokumenteerida ning jäädvustada need igaveseks internetis. Ja just seda me tegimegi. Ja kui sulle see meeldis, siis palun pane videole like, telli kanal ning kirjuta kommentaaridesse allpool, mida sa sellest kohast arvasid. Ja sa saad meid toetada ka meie veebilehel. Seal on lingid ja kogu info, kuidas meid toetada. Ja sellega on kõik öeldud. Ma armastan teid väga. Näeme järgmisel nädalal uues vinges episoodis. Tšau, tšau, armastan teid.